Uue süsteemi kasutuselevõtt ei tähenda veel seda, et kõik passiomanikud peaksid koheselt tormama oma senist dokumenti ringi vahetama. Kes tahab oma kehtivat passi uuema vastu vahetada, sellele loomulikult vastu ei olda. Jah, kindlasti, kes tahab seda viimase sõna peal olevat passi, sellel on selleks õigus, aga kuna kõik varem välja antud passid kehtivad oma individuaalse kehtivusaja lõpuni, siis mina isiklikult ei näe küll põhjust, miks täiesti korraliku passi peaks välja vahetama, sest ka ilma sõrmejälgedeta pass võimaldab reisida. Aga alates 29. juunist on siis, käib juba asjaga kaasas ametlikult? Jah, 29. juunist alates on kohustus kanda kõikidesse Eesti poolt väljaantavatesse reisidokumentidesse selle kasutaja sõrmejäljed. Sõrmejälgi ei kanta, kui on tegemist alla 6-aastase lapsega. Kindlasti tekib küsimus, kas loodav sõrmejälgede andmebaas saab olema näiteks ka kriminaaluurijate kasutuses. Kodakondsus- ja Migratsiooniameti väitel päris see nii siiski pole ning näiteks kuriteopaigalt leitud sõrmejälgi automaatselt skanneerima ei hakata. Küll on aga võimalik teha järelpäring konkreetse isiku sõrmejälje tuvastamiseks. Taotluse esitamiseks ja sõrmejälgede andmiseks peab reisidokumendi taotleja isiklikult tulema Kodakondsus- ja Migratsiooniameti teenindusbüroosse ning välismaal viibides siis Eesti Vabariigi välisesindusse. Muudatus puudutab kõiki Kodakondsus- ja Migratsiooniameti poolt väljaantavaid reisidokumente. Riigilõiv jääb samaks nagu endise passivahetuse korral. Palju see protsess aega võtab inimesel? Ütleme, et minul natukene läks siin täna pusimiseks. Eks ta ole alguse asi ja meil on tegelikult hea meel, et see rakendamine langes mitte just selle kevadise kõrghooaja peale, vaid pigem sellele ajale, kus juba vähem passitaotlejaid on. Jah, eks ta alguses vajab inimestele selgitamist ka see protseduur kui selline, kuigi ta on iseenesest hästi lihtne, alguses võtab pisut aega. Vot niimoodi näeb siis välja uuele reisidokumendile sõrmejälje võtmine. Aega see palju ei võta ja ma arvan, et see näpu asetamine siia skännerile pole ka eriti keeruline, kuid alates 29. juunist on see protsess kohustuslik, kui te tahate endale uut reisidokumenti.